Tere, mina olen Andres. Järgneva paari minuti jooksul annan ma sulle hulga häid nõuandeid, kuidas teha paremaid koolitusvideosid. Seega, püsige minuga. Esimene asi, mille pead videos saavutama, on kontakt vaatajaga. Parim viis selleks on koolitajana ise kaamera ees olla, nagu mina siin praegu. Kuigi iga koolitusvideo ei vaja otseselt rääkivat inimest ekraanil, tasub mõelda, kas äkki on võimalik rääkivat inimest paigutada teemaploki algusesse või teemaploki lõppu. Ettevalmistamisel pead välja mõtlema, kas räägid improviseeritult või käsikirja järgi. Kui otsustad käsikirja kasuks, tasub see kindlasti eelnevalt kõva häälega läbi lugeda. Kõnekeel ja kirjakeel on kaks erinevat asja. Hääl on koolitusvideos väga oluline. See ei tohi olla igav, monotoonne või väsinud. Helipilt on kriitilise tähtsusega. Ma ütleks, et see on isegi olulisem kui video. Planeeri oma videod mitte üle 5–7 minuti pikad. 20 minutit videot on juba äärmuslik. Vaatajate tähelepanu hajub ja koolitusvideot ei vaadata lõpuni. Suuremad teemad tasub tükeldada väikesteks osadeks. Kõige igavam video on see, kus mitte midagi ei toimu. Kasuta rääkivat koolitajat, näita vahele slaide ja näita vahele teisi videoklippe. On oluline, et videos toimuks tegevus ja muutused. Nüüd väike teadmiste kontroll varem räägitud teemadel. Mis on esimene asi, mille pead saavutama koolitusvideoga? Kas see on A, palju klikke, B, kontakti vaatajaga või C, mõistete selgitamise? Õigesti vastasid need, kes valisid variandi B. Ja muuseas, selline väikene test video sees aitab hästi hoida vaatajate tähelepanu ja panna neid teemaga kaasa mõtlema. Hea koolitusvideo ettevalmistamine on kindlasti rohkem tööd kui tavaloengu ettevalmistamine. Kui sa vajad abi koolitusvideode tegemisel, vaata järgi www.videofilm.ee ja eriti suur tänu kõigile, kes vajutavad sellele videole meeldib ja tellivad meie YouTube'i kanali. Aitäh!